Tere! Pane palun tänane tunniteema kirja, mis on kütused, kütuse põlemine ja kütteväärtus. Ja me alustame teiega väikesest kordamisest, mida te vaatasite 8. klassis keemias, aga siin meil on vaja natukene lisateadmisi sellest, mida me täna õppima hakkame. Te olete keemias õppinud sellist keemilist reaktsiooni nagu põlemine, mis on aine reageerimine hapnikuga. Siin on näiteks toodud väävli reageerimine hapnikuga ehk väävli põlemine, mille käigus tekib vääveldioksiid, kus väävli oksidatsiooniaste on +4. Te kindlasti olete keemias põletanud kollast väävlipulbrit ja olete näinud, et kollane väävel põleb sinise leegiga, sellise sinise õrna leegiga ning selle põlemise käigus tekib väga järsk lõhn. Seda lõhna moodustabki tekkinud vääveldioksiid, mis on gaasiline. Aga lisaks, täna me õpime seda, et lisaks gaasilisele, no ma ei tea, kui te mäletate, siis kõik enamus mittemetallide oksiidid on gaasilised, happelised oksiidid on gaasilised, siis lisaks sellele, et tekib väävli põlemisel vääveldioksiid, tekib ka soojusenergia. Ja seda soojusenergiat saad sa tunda, kui sa viid näpp ligi sellele sinisele leegile, kui väävel põleb. Siit tuleb hapnik juurde, reageerib väävliga, tekib vääveldioksiid ja selle keemilise reaktsiooni käigus vabaneb soojusenergia. Ja meie ülesanne tänases tunnis ongi õppida, arvutada seda energiakogust, mis eraldub aine põlemisel. Nii, palun pane järgmine asi kirja, mis on kütuse põlemine, aga nüüd meie kasutame orgaanilist kütust ja orgaaniline kütus tähendab seda, et see kütus on pärit elusorganismide jäänustest. No näiteks puit on elusorganismi jäänused. Bensiin või siis nafta, millest valmistatakse bensiini, on elusorganismi jäänused. Nafta on siis täpsemalt erinevate planktonite, bakterite ja erinevate üksraksete jäänused, mis on maa all päris kaua olnud ja sellest on siis pikema aja jooksul tekkinud nafta. Aga kui me räägime elusorganismide jäänustest, siis me peame ka meelde tuletama natukene bioloogiat, et kogu energia, mis on elusorganismi sisse salvestatud, kaasa arvatud ka sinu keha, kogu see energia on pärit fotosünteesist. Et fotosünteesi käigus taimed päikeseenergiast saavad endale natukene keemilist energiat, mida nad salvestavad erinevate suhkrute ja süsivesikute kujul, näiteks tärklis, puidu tselluloos, mida siis loomad söövad. Meie siis sööme loomasid edaspidi. Siis kogu energia, mida meie saame siis kütustest kätte, on pärit kaudselt fotosünteesist. Kas on õige öelda, et autod sõidavad päikeseenergia? Kas on õige öelda, et see sama liinibuss, mis sõidab diislikütusel, kas on õige öelda, et see buss sõidab päikeseenergial? No kaudselt on see õige, et see diisel on pärit naftast, nafta on pärit taimedest, taimed on saanud enda energiat päikesest, et kaudselt see on ikka päikeseenergia. Nii, aga palun pane kirja, et kui orgaaniline kütus reageerib hapnikuga ehk põleb, siis selle käigus tekib süsihappegaas ja H2O. No see on ikka põlemine, põlemise käigus tekib oksiid ja teine oksiid on siis vesi, mis on divesinik monooksiid. Ja lisaks sellele eraldub ka mingi soojushulk, mida me mõõdame džaulides ja saame seda soojushulka kasutada millegi kuumutamiseks või siis vee aurustamiseks või jää sulamiseks, mida iganes. Pane palun järgmine teema kirja, alapealkiri, mis on tänapäeval kõige olulisem ja see on kütuse põlemisel eralduva soojusenergia hulk ja kütuse kütteväärtus.
Ja kõige esimene, mida tuleb teha, on vaja joonistada vihikusse üks väike lõke, kuhu me pistsime sisse natukene küttepuid. Panime need küttepuud põlema ja saime teada, et selle puidu põlemisel eraldus 75 miljonit džauli ehk 75 megajouli soojusenergiat. Hapnik tuleb hapnik saab lõkkele ligi, reageerib puiduga ja puidu ja hapniku vahelises reaktsioonis tekib valgus ja soojus. Nii, ja ole hea, palun pane kirja valem, et kuidas me arvutame põlemisel eralduvat energiat, soojusenergiat, et kuu põlemine on võrdne R, mis on puidu selle kütuse kütteväärtus ja M, mis on põlenud kütuse mass. No mass, nagu ikka, me mõõdame kilogrammides ja kütteväärtus on järgmine konstant, mida meie hakkame gaasis edaspidi kasutama. Kütteväärtus, palun pane kirja R kütus. See on siis kütteväärtus ja see on soojusenergia hulk, mis eraldub 1 kilogrammi kütuse põlemisel. Niimoodi siit tabelist on näha erinevate kütuste kütteväärtused. Nii vesiniku kütteväärtus ühe vesiniku põlemisel eraldub 141 miljon džauli soojusenergiat. 1 kilogrammi puidu põlemisel eraldub kõigest 15 miljonit džauli soojusenergiat, 10 astmel 6 on miljon. 1 kilogrammi bensiini põlemisel eraldub 43 miljonit džauli soojusenergiat, 1 kilogrammi etanooli põlemisel eraldub 27 miljonit džauli soojusenergiat ja 1 kilogrammi maagaasi põlemisel eraldub 45 miljonit džauli soojusenergiat. Loomulikult need numbrid ei ole kõige täpsemad, sellepärast et näiteks puidu puhul on olemas ju erinevad puud. Et kõige suurem kütteväärtus on tammel, kõige madalam kütteväärtus on mingisugusel, ma ei tea, näiteks männil võib-olla, ma ei tea. Et see 15 miljonit džauli 1 kilogrammi küttepuu kohta on väga keskmine number. Oluline on, kas puit on kuiv, kas puit on märg ja mis puidu liigiga on tegemist. Et need on kõik keskmised väärtused. Bensiini puhul ka, kas me võtame 98 bensiin või 95 bensiin või bensiin 92, mida siiamaani näiteks Venemaal kasutatakse. Et bensiini kvaliteedist sõltub ka bensiini kütteväärtus. Etanooli puhul täpselt samamoodi, kas on tegemist puhta etanooliga või on tegemist piiritusega, mis on etanooli ja vee segu, et sellest ka loeb. Maagaasi koostis on ka täpselt sama oluline. Kunagi varsti keemias sellel aastal te hakkate õppima, et maagaas koosneb väga erinevatest gaasidest, mis on metaan, etaan, propaan, butaan. Et need 4 gaasi moodustavad siis maagaasi ja nende siis osakaalust sõltub see, kui palju energiat me saame 1 kilogrammist kütusest. Nii, aga oletame, et me viskasime lõkke kohta 5 kilogrammi küttepuud ja me teame, et just nende küttepuude kütteväärtus on 15 miljonit džauli 1 kilogrammi kohta, siis me saame välja arvutada, kui palju soojusenergiat kokku eraldub, kui 5 kilogrammi puud on täiesti ära põlenud. Ja nii me lihtsalt võtame seesama valem ja asendame R ja M asemele vajalikud numbrid. Puidu mass on 5 kilogrammi ja puidu kütteväärtus on 15 miljonit džauli kilogrammi puidu kohta ja kuu põlemine on siis 15 miljonit korda 5, mis on 75 miljonit džauli. Ja see on see soojusenergia hulk, mis eraldub põlemisel. Aga oleks väga tore, kui kõik see oleks nii lihtne, et teoorias on see väga ilus, aga praktikas tuleb meil päris palju probleeme. Palun pane kirja järgmine alapealkiri ja see on põlemise kasutegur.
Ja põlemise kasutegurit me tähistame sellise jutiga n-iga. See on tavaline n ja lõpus on väike kriips. Ja seda me nimetame kasuteguriks ja defineeritakse seda nii, et see on osa kogu eraldunud energiast, mis kulub otse aine kuumutamiseks. Või siis täpsemalt, see on osa eraldunud soojusenergiast, mida me saame kasutada meie vajalikus protsessis. No nagu näiteks, siin on üks piirituslamp, kui oleks praegu, siin on üks piirituslamp, piiritus põleb sellise õrna sinaka leegiga ja sellelt leegilt eraldub soojusenergia. Aga kindlasti ei saa kogu eraldunud soojusenergia kuluda ainult selle vee soojendamiseks. Meil on vaja näiteks kuumutada vett toa temperatuurilt 100 kraadid Celsiuseni. Ja meil tekib see probleem, et osa soojusest, mis eraldus siit leegist, läheb sellest anumast mööda ja kulub näiteks õhu kütmiseks, mis meie jaoks ei ole üldse kasulik, vaid see on kadu meie jaoks. Ja osa energia, mis läheb leegist, mis jõuab leegist vee soojenemiseni, me nimetame Q kasulik ehk siis Q kas. Ja osa energiast, mis kulub õhu kütmiseks, mis on meie jaoks kadunud energia, on Q kadu. Ja palun pane kirja, et kui põlemisel eralduv kogu energia on võrdne valemiga R korda M, mis on kütuse kütteväärtus korda kütuse mass, siis Q kogu, seesama kogu energia koosneb kahest osast, mis on kasulik energia ja kaotsi läinud energia. Et kui tähendab, see kogu on meie jaoks 100%. Et see on 100% kogu eraldunud energiast. 100% kogu eraldunud energiast. Ja kui kasutegur põlemisel on 0,3 ehk 30%, siis 30% on need, mis jõuavad siia anuma sisse ning kulub vee kuumutamiseks ja 70% siis on see, mis läheb kaduma. Ja siia tuleb siis kasulik on 30%, kui kasutegur on 0,3 ja kadu on 70%, kui kasutegur on 0,3. Ja kuidas me kasutegurit kätte saame? See on täiesti tavaline protsendi valem, kus kasutegur on kasulik osa energiast jagatud kogu eraldunud soojusenergiaga. Et kui see on siis 30%, siis see on 100% siin. Ja sellest valemist me võime tuletada kasuliku energia valemit, mis on kogu põlemisel eraldunud energia korda kasutegur. Et kui põlemisel... Ja, küsi palun. Kas on alati 30%? See oleneb sellest, väga hea küsimus, et kasutegur sõltub sellest, kui hästi sa oskad püsti panna süsteemi, kus sa hakkad midagi põletama ja midagi kuumutama. Nagu näiteks te teate, et kui te tahate midagi kuumutada piirituslambi leegi peal, siis kuhu sa pead asetama katseklaasi selle leegi suhtes? Leegi peal. Kas sa asetad katseklaas, no vaata, siin on taht, siin on leek. Kas sa asetad katseklaasi niimoodi leegist kõrgemale, leegi tippu või leegi sisse? Sisse. Sa asetad seda leegi tippu.
kui sa asetad katseklaas leegi tippu, siis kasutegur on kõige suurem. Kui sa asetad klaas leegist eemale, siis kasutegur on madalam ja kui sa asetad katseklaas leegi sisse, siis kasutegur on ka madalam. Ja see on sellepärast, et leegi tipus on temperatuur kõige suurem, sellepärast, et seal jõuab kogu kütus läbi põleda ja kogu soojusenergia jõuab eraldada. Kui sa asetad seda leegi sisse, siis kogu kütus, mis õhku sattus, ei jõua läbi põleda ja sa ei saa kogu energia kätte, et kasutegur on siis kindlasti madalam. Samuti on oluline, kuidas see süsteem on üldse üles ehitatud, kas on seal mingisugused lisaradiaatorid või midagi sellist. Et kasutegur ei ole kindlasti kogu aeg 0,3. Kasutegur sõltub sellest, kui hea on sinu üles pandud süsteem. Näiteks mingi kaasaegse kamina kasutegur võib olla 0,3 või 0,4. Aga kui sa võtad vana kamin kuskil vanas majas, kus on lihtsalt üks korsten ja kamin, siis seal kasutegur võib olla 0,1 või siis isegi 0,05. Et tänapäeval inimesed oskavad juba seda kasutegurit suurendada ja erinevad kütteelemendid on palju paremad. Nii, aga palun pane kirja, et kui kuu kasulik on võrdne kuu kogu korda kasutegur, aga kuu kogu me teame, et see on R korda M, R kütus korda M kütus, siis siit valemist me võime kirja panna, et kuu kasulik on R kütus korda M kütus korda kasutegur. Aga meie teame, et kogu see energia meie puhul kulub näiteks vee kuumutamiseks toatemperatuurilt keemistemperatuurini. Ja kasulik energia peab olema võrdne. See energia, mis jõudis anumasse, peab olema võrdne sellega, mille võrra anuma siseenergia kasvas. Ja see on vee kuumutamise puhul M vesi korda C vesi korda temperatuuri muut, mis on 20 ja 100 kraadi Celsiuse vaheline temperatuur, mis on 80 kraadi. Ja siit, kuna kuu kasulik on võrdne kuu delta kuuga, siis võime kirja panna, et M vesi korda C vesi korda temperatuuri muut on võrdne R kütus korda M kütus korda kasutegur. Ja siit on väga lihtne tuletada valemit, mis on näiteks vajaliku kütuse koguse valem, mis on vee mass korda vee erisoos korda temperatuuri muut jagatud kütuse kütteväärtus ja jagatud kasuteguriga. Ja tulemuseks saame vajaliku kütuse massi. No loomulikult see kasuteguriga osa siin on kõige keerulisem, selle kohta tuleb paar ülesannet, aga põhiline, millest tuleb aru saada, on ikkagi see kütuse põlemisel eralduva soojusenergia hulk ja kütuse kütteväärtus. Et peamine, ja küsi palun. Mis asi see MV on? M-vesi, veemass. Veemass korda vee erisoojus korda temperatuuri muut jagatud kütuse kütteväärtusega ja jagatud kasuteguriga. No jällegi, siit valemist on näha, et mida suurem on kasutegur, seda väiksemaks muutub vajalik kütuse mass. Nii, ma olen teile ette valmistanud arvutusülesandeid. Ma lisan need arvutusülesanded stuudiumisse tunni kirjeldusse, et ole hea, vaata need üle
ja lahenda vihikusse. Kõik valemid sa leiad sellest videost, mida ma lisan natukese aja pärast. Ja siis ongi korras. Lahenda ülesanded ja kõik.